Hei ja ilusat augustikuud, kui ma seda siin salvestan, hakkab vaikselt see suvi siin läbi Eestimaal saama. Ja mul on täna selline hästi intrigeeriv pealkiri, on ju, et sinu alateadvus valis haiguse, nii et ma räägin sulle, mis selle taga siis on ja mikspärast nii-öelda poolt ja vastu argumendid on üldse sellises spirituaalses maailmas nendele haigustele, põhjustele, eluõppetundidele. Ja samamoodi ma räägin sellest, et kuidas ma olen näinud, mis on sellised kõige sellised jubedamad asjad, mida mina olen näinud, et inimesed on kuidagi endale ligi tõmmanud neid haigusi, nii et ma loodan, et see on selline huvitav kuulamine ja ma loodan, et sa saad siit nagu endale kaasa võtta märkmeid. Kui sa vaatad seda Youtube'is Heidi Blumbergide kanalil, siis kommenteeri ja absoluutselt, kui sa kuulad seda kiireloomutuse podcastina, ka absoluutselt ma loodan, et see on hea kuulamine, saad siit nagu palju endale kõrva taha panna ja võib-olla sind kõnetab mingi asi siin, sest ma kavatsen neid episoode erinevaid siin teha. Nii et oled väga-väga teretulnud mulle ka kirjutamast Messengeri, kui sa mulle no, kõigega nõus ei ole. Ja ma tahan ka öelda, et see episood kuidagi ei asenda sulle arstiabi ega meditsiinilist diagnoosi. Ma olen ise, mõlemad minu vanemad on olnud arstid. Nii et ma räägin sulle siis seda natuke seda psühholoogilist poolt, on ju, mis siis on siin selle taga, sest paljud haigused ei ole ainult seotud meie kehaga, meie keha ja meie meel, meie mõistus on kõik seotud, on ju. Nii et ma räägin sulle siin seda piiripealselt ühest ja teisest asjast, nii et ma loodan, et see on sulle huvitav. Nii et eelmine nädalavahetus üks spirituaalne õpetaja lahkus läbi enesetapu ja minu jaoks oli see selline trigerdav, et ma veel mitmeid päevi lugesin tema hüvastijätu postitusi, mis tema õpilased on teinud sotsiaalmeediasse ja mõtlesin, et vau, et tal oli selline hästi huvitav lähenemine kogu selle haiguse alateadvuse teemale ja kui mina nagu olen ma ei puutu nagu mitte midagi, ma ei taha tegemist teha musta maagiaga, ma ei kasuta tarokaarte, ma ei tegele üldse mingite selliste teemadega, mis mingi sellise nõidusega ma ei tegele. Et vastupidi, et ma isegi nagu kristlane ja ma tegelen pigem selline palvetamine, koostöö loojaga, on ju, kõik selline joondamine, need on minu teemad, on ju. Ja ja tema oli siis just see mustade teemade austaja ja mul oli nagu, ma kunagi aastaid tagasi ostsin tema raamatu ja Amazonist ja see oli nagu väga hea raamat. Mikspärast see raamat sai väga populaarseks just sellepärast, et ta räägib seal just sellest, et iga sinu kannatus on sinu enda mõnu, on ju. Et see on mingi mõnu sulle, et sa istud seal oma kannatuse kambris ja see mingi alateadvus on mõnu selles, on ju. Ja ma olen nagu aastaid nagu, ma tundsin, et see ei ole nagu üldse minu teema, et igaüks võib tänapäeval anda raamatuid ja rääkida välja ja rääkida millest iganes, aga mina nagu absoluutselt ei toeta seda koolkonda, et me oleme haiguse loonud mingi mõnu pärast, on ju. Et mina tahaks olla nagu öeldagi, et see haigus on tegelikult, ma ei taha ka öelda seda, et haigus on tulnud sind kuidagi õpetama, on ju, nagu väga paljud ütlevad, et oh, et haigus õpetab sulle. Et ma pigem nagu, kuna ma olen ise nii palju töötanud üle 18-aastase inimestega, kellel on erinevad haigused olnud ja just alateadvusel läbi, et kuidas neid nagu kätte saada, neid põhjuseid ja ma olen ennast korduvalt tervendanud erinevatest probleemidest, mis on võimalik olnud lahendada energiatöö kaudu, siis mina ei arva seda, et me loome midagi, tõmbame kuidagi eluõppetunniga neid endale kuidagi külge, ma ei usu nagu seda ja ma ei arva seda. Võib-olla mingitel hetkedel ma nagu mõtlesin, et äkki kuidagi eluõppetundidega toome, aga täna ma olen sellel arvamusel, et meiega juhtuvad igasugused traumad elu jooksul, on ju, ja need traumad on tihti seotud sellega, et mis mida me ise nagu, mis siis on meie keskkond, on ju. Et kui me näiteks sünnime maailma, on ju, kus meil on nagu väga-väga selline ebakindel keskkond, meie vanemad, on ju, võib-olla ei toeta ja armasta meid nii nagu vaja, mis iganes võivad juhtuda traumad, siis need traumad nagu tekitavad meile siis neid igasuguseid valeuskumusi, on ju. Ehk siis meil on väga raske kasvada väga, noh, ütleme,
ma toon sulle näite, et kui sul on ilus peenar ja sa istutad sinna kõige ilusamad taimed ja nad kasvavad sinna naadi sisse, onju, siis kui sa võtad kedagi rohima sinna, kes ei tunne taimi, siis ta rohib sul kõik need taimed ära, onju. ehk siis ka sinu ilusad lilletaimed, sest ta ei erista neid, onju. et samamoodi on ka mina arvan, et sama palju on ka sellega, et me võtame nagu omaks kõik, et see väike laps, kui ta elab keskkonnas, ta on justkui nagu suur selline spong või selline käsn, on ju, mis imab nagu selle kõik sisse. et kui sa mõtled, hea näide on, mida minu õpetaja Marisha Peer korduvalt nagu räägib, on see, et kui me naha peale määrime ükskõik mida, me võime mootoriõli ka määrida, ta läheb naha sisse, onju. aga kui sa määrid nagu kõige kallimat, paremat kreemi, et seal on vahe, onju, selles, onju. nii et meil on vahe, millised vanemad meil on ju, kuidas need vanemad oskavad oma emotsioone reguleerida, kuidas nad oskavad kooselus olla, onju. kuidas nad tahavad nagu seal olla selleks, et toetada nagu seda lillekese kasvamist seal onju, et kas see peenar on sul kodus nagu, kas see, kus sa kasvad, kas see peenar on olnud selline kastetud ja väetatud või ta on pigem olnud nii, et ta mattub nagu umbrohtu onju. et sealt tuleb ka, et eluraskused, seal umbrohupeenras on väga raske üles kasvada, onju. aga ometi me kuidagi inimesed, on väga palju edukaid inimesi, kes seal umbrohupeenras kuidagi suudavad üles kasvada, onju. Nad lihtsalt nagu kuidagi suudavad, nad leiavad mingi inimese, kes seda toetab, on see siis kõigi lasteaiakasvataja või õpetaja või mingi kauge sugulane, onju. et nad suudavad sealt kuidagi niimoodi kasvada seal peenras üles, onju, et nad on tugevad nagu lilled, onju. jah, aga teised jälle ei suuda, onju. nii et tuleme nüüd jälle selle teema juurde siis tagasi, et kuidas siis see alateadvus lõi selle haiguse, ongi see, et me saame neid traumasid ja sellest lähtuvalt me nende haavade baasil hakkame siis kujundama oma uskumusi, onju. me hakkame kujundama oma uskumusi, oma elu, onju. ja siis aastaid tagasi juba on väga paljud Louis Hay, Luule Viilma, kes on siis loonud kokku siis, leidnud sellist asja, et sarnaste haigustega inimestel on sarnased uskumused, onju, et see on hästi sarnased uskumused, onju, nii et nad räägivad sulle suht sarnast juttu, onju, et kui sul sümptomid, onju, kõik need asjad, et nagu on sarnased need asjad, mida nad räägivad, onju. ja, ja samasmoodi ongi selle kaudu ongi võimalik, mina olen teinud ka koolitusi näiteks, et seljavalust vabaks, migreenist vabaks, onju, erinevaid koolitusi, onju, mis siis ärevusest vabaks, onju. et mis aitaksid inimese siis sinna kohta, et ma umbes nagu osalejatel ma ka tunnetan, onju, aga mis need on need uskumused siis või mida ta valesti teeb, mikspärast see probleem tal ikka veel kestab, onju. nii et see on tulnud siis mingitel hetkedel on meil tulnud mingid sellised valed uskumused. näiteks see tuleb sul lapsepõlvekodust või kuskil keskkohast. nii et kuidas mina lõin oma haiguse, et noh, ma võin rääkida oma näiteid, aga loomulikult mul on ka palju kliendi näiteid, aga noh, ongi see, et ma proovin neid siis hästi anonüümselt rääkida, mis see 17 aastal jooksul kõige kohutavamad asjad, mida alateadvus on loonud, sest alateadvus alati valib haiguse ja isegi surma tunnete tundmisele. nii et kehal on kõige hullem asi, mida kehaga võib juhtuda, on tunda halbu emotsioone, onju. nii et minu endal on näiteks olnud sapikivid ja sapikivid nad on ikka füüsiliselt kivid, onju, nad on tugevad, niimoodi hambal katki ei lähe, onju. et su keha loob midagi sellist, et ta on võimeline looma kivid, onju. siis milles see siis sapikivid minu puhul oli mul oli minu lapsepõlve kodus küll ei räägitud kunagi sellest, oh, et ma pean ise hakkama saama või kõik on nii raske või keegi ei tunnusta mind, onju. või ma pean enda vajadusi alla suruma. ei olnud seda juttu, aga olid need uskumused. nii et päris huvitav, onju. et minu vanaemal olid ka sabikivid, aga ta kunagi ei rääkinud sellest. aga uskumused on sellised nähtamatud asjad, mis mõjuvad, onju. et ta nagu nähtamatult levib, see uskumus. nii et minul oli ka, et see lõi mulle alles välja siis, kui ma olin juba üle 30 aasta vana, ma olin sünnitamas oma 3. last, onju. ja ma jõudsin siis EMO-sse nii-öelda erakorralise meditsiini osakonda siis oma sapikividega. ja see lugu on hästi selline
mulle hästi emotsionaalne, sellepärast et see juhtus siis, kui mu laps oli 7-päevane ja kui mul sel hetkel nagu siis ma olin juba selle kõigega juba tegelenud, nende haiguste põhjustega ja mul olid juba väga palju juba edulugusid olnud klientidega selleks ajaks. Ja ma olin siis selles kohas, kus mul nagu pakuti siis, et on nii palju sapikive, et eemaldame sapipõie, onju, kividega, kõik mured on nagu läbi, onju. Ja mina olin siis see, kes ütles seal EMO-s, et ei, ma ei soovi seda, ma ei soovi täna seda operatsiooni minna. Ja järgmine aeg siis, mis vaba mulle pakuti minu enda sünnipäeval, 15 märtsis, poole aasta pärast, onju, see oli augustis, kui see juhtus, ma seal EMO-s olin. Ja ma siis kohe ütlesin, jah, olen nõus, onju. Ja selle poole aasta jooksul ma siis väga aktiivselt töötasin siis, et leida need juurpõhjused, mikspärast sapikivid mul on. Ja kui ma läksin siis nädal enne operatsiooni siis tegema ülevaatust, on ju, vereproovid, ultraheli, siis neid sapikivisid enam ei leitud ja minu operatsiooni aeg tühistati. Jah, nii et sellest on nüüd saab juba see kuu saab 16 aastat sellest ajast, on ju. Nii et neid ei ole ka tagasi tulnud, on ju. Nii et see on nagu selline asi, aga ma olen näinud väga õudseid haigusi, millega inimesed on, mida alateadvus on loonud, selles mõttes ta ongi loonud mingitest olukordadest, mingitest draamadest, näiteks välja tõesti selliseid erinevaid probleeme, on ju. Nii et minu sapikivide lugu on mul isiklikus kogemuses, aga mul on olnud kliente, kellel on olnud väga suur depressioon, ärevushäired, paanikahäired. Need on tulnud, see on ka hirm, on ju, ja kõige selline, mis oli hirmsam lugu, kui ma kuulsin ühte klienti, kes mul aastaid tagasi rääkis, ütleme ta siis, ma ei hakka seda nime ütlema siin, on ju, ja ei hakka muutma ka praegu, aga tema hirm tuli sellest, et ta oli noor tüdruk ja tema kortermaja esimesel korrusel toimus tulistamine. Ja see tulistamine oli nii kole, et seal siis tema alateadvus siis otsustas, et see võib iga hetk uuesti korduda. Nii et see paanika, ärevus, hirm hakkas tal tulema nii hullult välja, et ta ei olnud suuteline 3 aastat, kui ta minu juurde vastuvõtule lõpuks jõudis, ei olnud ta 3 aastat oma korterist väljas käinud. Jah, 3 aastat ja, ja ta noor tüdruk ja, pärast seda ja juba ta kirjutas mulle, et nädal peale meie sessiooni ta käis siis juba oma kaaslasega spaas. Nii et see tundub uskumatu, onju. Aga kui sa nagu saad aru, et mis sa alateadvuses, mis see trauma siis üldse oli, et mikspärast, mis tunded seal taga on, mis seal juhtus, onju, miks see alateadvus teeb, onju, seda kõike, onju. Päris õudsed lood on minuni jõudnud tõesti tihti ka naised, kellel on noh, ütlemegi näiteks kaaluteemad, on ju. Neil on näiteks ka kaal on ju suur terviserisk ja alateadvus, miks ta teeb seda haigeks, ongi, nad jäävad ka haigeks selle kaaluga. Ongi olnud väga tihti ikkagi see häbi ja, ja see alandamine ja isegi igasugune seksuaalne väärkohtlemine, on ju. See võib olla toimunud ka lapsena, on ju. Ja see inimene, see alateadvus on nõus kõike muud tegema, kui neid tundeid tundma ja siis ta hakkab seda keha kogu aeg suuremaks ja suuremaks kasvatama, et see naine läheb sinna nii peitu selle rasvakihi alla, et keegi teda ei näe, aga kahjuks just neid paksemaid inimesi just nähakse, kas pole, on ju. Et, et tegelikult alateadvus vahepeal teeb täiesti sellist disservice'it või täiesti sellist äh, kahju, jah. Nii et see on nagu selline teekond ja see ei ole kindlasti mingi mõnus teekond, sest ma ütlen sulle veel kord, et sinu keha on nõus enne kasvõi surema, kui neid tundeid kätte saama. Ja tihti inimesed ka lukustavad need tunded, et nad ei tunnegi viha ja nad lihtsalt tunnevad sellist tühjust, on ju, nad ei tea, mida nad tahavad, neil ei ole soove, nad muutuvad täiesti apaatseks. Jah, nii et sellised asjad võivad siis tõesti juhtuda kehaga seoses. Ja, ja see on tõesti selline hästi selline minu enda jaoks olnud hästi põnev teema, et miks see alateadvus siis niimoodi toimib, on ju.
ja, ja see võib olla ka, et alateadvus loobki näiteks kroonilise väsimuse, valu või mingi haiguse ja see võib olla tema jaoks nagu lahendus sellele probleemile. aga, aga alateadvus on emotsionaalne, emotsionaalne ei ole nagu ratsionaalne, on ju. Nii et see on ka olemas selline asi nagu sekundaarne kasu, mida räägitakse üldse noh, nagu selles energiameditsiinis päris palju, et miks keha siis valib selle sümptomi, mis annab midagi, mida sa muidu ei luba endale saada. Ütleme nii, et kui ma olen haige, kas see siis lubab mul saada puhkust näiteks, on ju, või tähelepanu või luba öelda ei näiteks, on ju. Et inimestel tihti nad ei olegi valmis üldse paranema. See võib olla kentsakas, et inimesed pigem nad hoiavad see haigusest kinni, kui nad on valmis minema paranemise teele. Ehk siis see kasu annab neile teatud nagu, see haigus annab meile teatud nagu kasu, on ju. Et mul oli üks tore naine, kellel oli bipolaarsus ja ma ütlesin ka, et tead, et kas sa tahaks proovida minuga tööd teha, et neid tõuse ja miinuseid, languseid siis nagu saada sinna normaalfaasi. Ja ta keeldus, jah. Ta keeldus, sest ta ütles, et see hai on nii hea tunne, et ta kardab, et see hai kaob ära, on ju. Nii et ma võin omalt poolt öelda, et see hai ei kao ära, see lihtsalt muutub selliseks ühtlaseks heaks olemiseks, on ju, et sul ei ole neid langusi ja tõuse. Aga, aga seal ongi mingi asi meeldib selle juures, ta toob nagu sellist mm, vot see teine autor, kes nüüd enesetapu tegi, tema ütleski, et toob sellise erogeense, sellise erutava mõnu, see haigus, on ju. Nii et mina nagu seda ei julge väita, et see toob erutavat mõju, aga ma ütlen, et seal võib olla mingid kasud mängus. Kas siis, ma ei tea, mees ei lähe teise naise juurde ära või lapsed pööravad rohkem tähelepanu või seal on mingid traumad või kartused all, on ju. Nii et ja nendega näost näkku seismine on päris valus, et mul on kliendid, kes on toonud oma vanemaid minu juurde ka sessioonile ja tegelikult seal tagant tuleb, et kui mul seda haigust või probleemi ei ole, siis võin, seal on väga suur oht, et nad ei küsi enam mu tervise kohta ja ma jään üksi, on ju, nii et seal ongi see armastuse vajadus või selline väga tugev vajadus all, ähm, mida jah, peab siis igaühega kaevama ja tihti ongi tegelikult iga haigus tegelikult ongi see kinni jäänud armastus, me ei ole nagu saanud seda armastust nagu enda kehas niimoodi avada, et see keha on pidanud seda haigust hakanud looma, et ei ole seda keha kõike nagu vastu võtnud. Et meie haigus või meil mõned pooled, mis tunduvad, et on domineerivad, tegelikult on tal siis mingid vajadused, mida sa ei ole talle suutnud nagu anda või sa ei saa aru, mis see sisemine kriitik või sisemine vihane laps või sisemine haavatud laps, mida ta tegelikult vajab, on ju, et sa ei ole talle saanud seda kuidagi kommunikeerida, et ta tunneb, et teda ei kuulda, ilma et ta teeks siis neid sundkäitumisi või siis neid haiguse arendusi, mis tõesti ongi tegelikult see, et just see sügavate õigete emotsioonide mittetundmine, on ju. Selline raske teema, on ju, aga ma arvan, et sellest peab rääkima ja, ja kui me nagu räägime sellest nagu piisavalt palju, siis on võimalus nagu, et see muutub meie kõikide jaoks nagu rohkem, nagu me saame aru, on ju, et mul on küll hea meel, et minu sapipõis on alles. Ja juba ma kutsun sind ka aladuse väljakutsujale www.heidiblumberg.ee muuda. Nii et kui sa lähed sinna lehele, siis sa võid registreeruda selle lehele siin siis ja siin sa saad siis ennast kirja panna ühele nupuvajutusega, kui sa vajutad siia registreeri nupule ja siis ma panen selle lingi siia alla ka ja see on täiesti tasuta sulle ja me kaevame siis sinu teemasse sisse, et leida sul siis, miks sinu alateadvus seda teemat ikkagi hoiab nagu selles kohas, kus ta praegu hoiab, miks ta ei arene nii, nagu sa tahaksid. Sellepärast, et sellega on võimalik aru saada, et vau, et kui ma mõistan, et vau, mul on sihuke uskumus,
siis tegelikult on kindlaid meetodeid, kuidas neid uskumusi saab muuta ja tulebki muuta, on ju, et selleks, et sa jõuaksid oluliselt paremasse kohta.